tulin täna Vuulingis maha. See on siis kõrgeim koht. 3275 meetrit, kuhu autodega pääseb. Mõte on teha siit Main Peak Trail ja siis jalutada sinna Sonsygen lodži juurde. Aga eilsega võrreldes ilm nagu näha päikest ei ole, mis tähendab, et ilm on kohe hulka külmem. Rada läheb siit teel mööda, mis näeb välja nagu sõidutee, aga suured punased kirjad hoiatavad, et autodega siit tulla ei tohi ja väravad ka läbi ei lase. Okei, aga siin on väikesed infotahvelid. Mount Huanshan Main Peak Trail Guide. Väike juhis. 2 minutit edasi-tagasi. 2 minutit. 2 tundi ikka. 3417 meetrit on selle Main Peaki kõrgus. Ja pisuke kaast. Aga natuke siia sõidu bussikogemusest rääkides. Täna laupäev ja selle puhul vist on mingid ekstra liinid pandud. Igatahes ma sain 8 bussiga, nii et mul on 20 minutit rohkem aega võrreldes eilsega. Ja seal bussipeatuses tulid veel mingi üks perekond või igatahes mees, naine ja laps. Mitte väga väike laps, aga ühesõnaga tulid ja siis ütlesid, et nemad tahavad ka siia sõita ja nemad tahavad lodži juurde sõita ja olid hea jutuga sellised. Siis buss tuli ette, valge minibuss ja bussijuht paistis suht niisugune kogev aega, ei lasta enne bussi, kui võttis meid kõiki lehti oma nimekirja ette ja kas teil on broneering. Minul oli broneering olemas ja sain sipsi bussi, aga teiste jälle perekonnal broneeringut polnud. Ja nemad jäid maha, mis on natukene selles mõttes kahju lugu, et tegelikult bussis oleks nende jaoks vabu kohti olnud küll. Aga näe, tahetakse vist inimesi õpetada, et tuleb ikkagist online broneeringut teha. Siin pilved kohe kiiresti lähevad taeva poole, mida iganes see tähendab. Et tuleb käppelt vist ära käia, mida saad vihma kaela. Väike udune vaatekoht. Mitmel pool on siin neid punaseid linte, et inimesed on muidu kuskilt omale otse teesid teinud. Keegi, ma arvan ikka kohalikud, võib-olla siin rahvuspargi töötajad on autodega mõned üles. Siit võiks vaated olla. Mingi vunkri moodi asi. Võiks see ka olevat nagu militaarvärk. Ja muide, eks siin oligi, et kui Kai Shek veel president oli ja Hiina kodusõjas lüüali saanud, siis ta tõi oma sõdurid mitte ainult siia suusatama, võib-olla suusatamas käis ta siin ise, aga tõi militaartreeninguid tegema. Näed sa, ongi kõrgeim militaarbaas Taiwanil ja mitte siis ainult Kai Sheki oma, vaid juba jaapanlased siin Battle of Taroko 1914 ja siin ilmselt ongi siin Main Peak selles tipus need ehitused olid militaarsed, aga nüüd on see turistiatraktsioon ja ka kohalike matkajate atraktsioon. Tiputonid. Mount Huanshan 3417 meetrit ehk siis Main Peak tipp. Ma ei hakka siin kaua minutama, sest inimesed on seal roninud ja tahavad pilte teha. Aga siin on siis need kommunikatsioonimastid.
ühesõnaga see tipp oli päris lihtne tulla ja ma kujutan ette, et ilusa ilmaga, kui on vaated ka olemas, et siis päris mõnus võiks olla. Aga okei, ma nüüd hakkan alla tagasi liiduma. Sest vaatamisväärsusi jagub siin kandis rohkem ja jõuan näha nii palju, kui jõuan. No näed sa, punaste lintide tagant suvalisest kohast üks roosa pluusiga tegelane lõikab igalt poolt, kus vähegi saab. Aga mina lähen ikkagist edasasti ringiga. Nii kui rada ja kold ette näeb, et ei tea siin võõral maal võõras rahvuspargis oma peaga lollitada. Tagasi Vuuling passi juures. Vuuling pass, läbipääs. Ja ma mõtlesin, et käin siin kõrval siis vaateplatvormil ka ära, et vaateid siin suurt täna ümberringi ei näe, aga mingid infotahvlid ja värgid ikka on. Mitte just infotahvel, aga siuke ehitus. Ja siin väikene kaarti, et mis mägesid peaks nägema, isegi Jushan võiks seda paista. Aga noh, selles udus ei paista küll mitte midagi. Muidugi, kui ma vaatan seda kaarti, Jushan, East Peak. See on siis see, mis sealt North Peaki tagant tuli, idatipp. Kas meile ajasin veits jama ja ütlesid läänetipp. No ühesõnaga see kõrguselt teine siin Huani mäel tippudest on see sama 3421 meetrit. Need on kõik üsna ühe kõrguselt välja arvatud, et see lõuna tipp on veits madalam. Et see main peak oli 3417, 5 meetrit ainult madalam North Peakist. Autopargis käib aktiivne sebimine ja toolibussid muudkui saabuvad. Ei hooli keegi, et ei ole väga vaateid. Jalutasin teed mööda 1,6 kilomeetrit allapoole ja jõudsin ilmselt selle tee kõige populaarsemasse peatusse. See on Kue Lodži peatus. No ma hääldan seda lodži nime nüüd valesti, see on Kue ja kuidagi niiviisi kirjutatakse. Sealt paistab see lodž ja see on üks Nuuba majutuskoht, et ta oli olevat see maja olnud kunagi see, kus suur juht Kai-Shek olevat järele vaadanud selle maantee ehitust. Ja täna saab seal ka majutuda hommikul kaunis päikesetõusu vaadates. Siin on see platvorm, kuhu turisted tavaliselt tuuakse päikesetõusu vaatama hommikuti. Aga ma uurisin, et kuidas oleks planeerida. Platvorm on suletud. Ühesõnaga, kuidas oleks planeerida ühte ööd sinna majja. Aga no see krempel oli nii keeruline, et mõtlesin, et see mäng ei vääri kündleid. Et ma tulen bussiga ja ei noh, maja näeb igati Nuub välja ja kui saad õige vaatega toa, saad hommikul päikesetõusu ka vaadata otse oma rõdu pealt. Siin taga on navivooditega kunagine suusamaja ja nüüd saab ka planeerida, et kui see peamajas täistuba ei taha või ei saa, et siis on võimalik siin navivoodi koht ka planeerida, aga ka seda pole lihtsam planeerida. Natuke nagu hakkab midagi juba selginema. Ja siit tagant siis läheb idatippu jalutusrada ja kuskil poole peal peaks olema üks atraktsioon. Ilmselgelt ülipopulaarne rada. Selle ilusa lillepõõsa juures vastatakse pildi teha. Natuke seda atraktsiooni juba paista. Mingid postid. Arvak, kes on vana suusalift. Suusalift siis ja selle kohta infot ka. Et see ehitus oli siis kaabliautojaam
ja oli kasutuses suusaturistide poolt lumeperioodidel enne aastat 1985. Aga siis looduslikud katastroofid kahjustasid seda ja sellest ajast on ta hoitud mälestuseks. Vaade veits kõrgemalt lagunenud katus ja siit ka hästi näe, kuidas inimeste ussikene ronib ja alt seda suusamaja. Viimased pingutused, et jõuda siia idatippu. Ja ma jõudsin 3419 meetrit. Ja siin äge pildistamine jälle käib. Ümbrusi väga näha ei ole. Jah, üsna terve rada oli nagu terve mööda tulek. Aga kuna tipus palju vahtida ei ole, 3419 meetrit oli see tipp siis algab bussijooks alla. See on nagu siuke kahetipuline, et seal on teine tipp peaaegu sama kõrge. Teise tipu otsast siis rahvaga märgiga põhitippu. Siin ka üks teine tükk. Vaat, siit juba saab üsna häid vaateid. Vahepeal inimesed tulevad vastu ja ütlevad mulle hai, sest ma imestan, kas ma olen neid kuskil näinud. Aga no võib-olla see asi, et ega valgeid inimesi siin väga palju ei käi. Mõned üksikud sakslased olen näinud, teisi nagu väga mitte, et siis mina hakkan lihtsalt silma. Infokirjad ütlesid, et need lilled on asaljead. Siuke naljakas tüm marssimine, kõik tulevad üksteise selja taga ja teiselt poolt tulevad inimesed üles, et natuke nagu rahva jooks. Sonksjö lodž, nüüd on selle lodži nime päriselt ole. Ja eest saab siia väitsa sisse vaatama tulla. Siin vist mingisugune ooteala kontseptsioon. Paistab päris nuub. Siin see suusamaja ka jätab natukene suletud mulje. Ma kahtlustan, et äkki praegalt siia ei mõjutatagi kedagi, et on suletud. Tänane ring täis ja bussi peale ma lähen siit Sonksjö lodži bussipeatusest. Natukene mõistatus, mis maja see on, aga tundub, et turistidele see avatud ei ole. Vähemalt kaaldil ei ole mingit märget.